Armsad sõbrad, kätte on jõudnud nelipüha, 50. päev pärast Jeesuse ülestõusmist surnuist, püha vaimu väljavalamise päev. Vahel nimetatakse seda ka kristliku kiriku sünnipäevaks, kuna pühast vaimust täidetud apostlid läksid sel päeval välja ja pidasid oma esimesed jutlused, mille tulemusena liideti kogudusse juba sellel esimesel päeval 3000 uut ristitut. Soovin teile kõigile õnnistatud nelipüha, Jumala ligiolu tema pühas vaimus, seda, et me kõik võiksime kasvada Jumala eluasemena vaimus, et me tõepoolest võiksime kanda õigusega Jumala püha vaimu templi nime, nii kogudusena kui ka igaüks üksikult. Meie tänase evangeeliumi leiame Johannese evangeeliumi 14. peatükist. See on umbes 9 või 10 salmi, kui mul õigesti meeles on, aga mina loen teile ainult ühe nendest salmidest ja selle, kus Jeesus konkreetselt kõneleb püha vaimu saatmisest. Ta ütleb nõnda: lohutaja, püha vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Nii seisab Johannese evangeeliumi 14. peatüki 26. salmis. Püha vaim tuleb, õpetab ja tuletab kõik meelde, mida Jeesus on ütelnud. Kui ma mõtisklesin püha vaimu nelipüha ja ka selle üle, et nii Vanas kui Uues Testamendis kasutatakse vaimu kohta sama sõna, mida tuule kohta, siis mulle tuli meelde, kuidas hiljuti rääkis mulle keegi sellest, et ta oli käinud sõitmas või lendamas kuuma õhu palliga ja see, mis teda seal kõige enam hämmastas, oli tõsiasi, et seal üleval vastupidiselt tema ootustele ei olnud otse kui üldse tuult. Täielik tuulevaikus. Kuidas see saab olla? Kui järele mõtleme, siis saame aru, kuidas see saab olla. Asi pole mitte selles, et seal ei oleks tuult, vaid asi on hoopis selles, et too kuuma õhupall liigub koos tuulega. Tuul on see, mis teda edasi kannab, mis teda juhib ja millega koos liikudes tõepoolest võibki tekkida selline tunne, et tuult üldse ei olegi. Hakkasin selle üle mõtisklema ja leidsin, et see on midagi, mis aitab meil päris hästi mõista nelipüha ja püha vaimu väljavalamise tähendust, selle tähendust, et ja kuidas püha vaim elab meie sees ja meid juhib ning avab ka huvitava vaatenurga mitmetele Jeesuse ütlemistele. Nii nagu Jeesus tõotab, et kui püha vaim tuleb, siis ta õpetab meile kõik ja tuletab meelde kõik, mida Jeesus on öelnud. See püha vaimu kui tuule tegutsemine meie juures võib olla tõesti samasugusel kombel, nagu tuul tegutseb kuuma õhupalli juures. See tõepoolest tuletab mulle meelde mõningaid Jeesuse sõnu ja avab neid, nagu öeldud, üsna huvitavast vaatenurgast. Näiteks ütleb Jeesus Johannese evangeeliumi 3. peatükis tema juurde tulnud Nikodeemosele: tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Meie ei saa tuult käskida ega isegi suunata. Jah, mingil kombel me ehk võime seda teha või teha püüda.
Me võime püüda tuult isegi trotsida, aga me ei saa seda olematuks teha, me ei saa seda peatada ning kui tegemist on tugeva tuulega, tormituulega, siis selle trotsimise katsed lõpevad trotsijale tihtipeale päris valusalt, vahetevahel lausa katastroofiliselt. Olen näinud filmikaadreid sellest, kuidas tuul viib ära puid, kannab ära katuseid majadelt, paiskab õhku ja tõstab kaugele eemale koguni autosid. Tuult trotsida on äärmiselt ohtlik ja võiks öelda ka rumal ettevõtmine. Aga see ei tähenda, et tuul oleks meile ilmtingimata ohtlik või kahjulik. Me saame muuta tuule endale kasulikuks või õigemini me saame tuule jõudu, tema energiat endale kasulikult tarvitada. Näiteks purjetamisel või sellel samal kuuma õhupalliga lendamisel või ka otseselt selle tuule jõu energiaks muutmisel. Kui me üritame Jumala püha vaimu trotsida, nii nagu mõned inimesed üritavad trotsida tuult, siis selle trotsimise tulemused on muidugi veelgi katastroofilisemad. Jeesus ütleb, et inimesele antakse andeks kõik patud, ainult mitte pattu püha vaimu vastu. Aga ka selle vaimutuulega on nii, et kui me laseme sellel ennast täita ja kanda, juhtida, meile jõudu anda, siis võime olla kindlad, et see kindlasti ei tule meile mitte kahjuks, vaid see, mis meile osaks saab, on igal juhul parim. Mitte lihtsalt parim mõeldav, vaid absoluutselt parim. Isegi niivõrd hea, et meie ei pruugi osata seda mõelda või mõistagi. Sest ega me ei tea ju alati, kuhu see püha vaimu tuul meid juhib. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nii ei tea me alati püha vaimu puhul, kuhu ta meid juhib. Meil on raske mõista, kust ja kuidas ta tuleb, aga teate mis, tema teab seda. Ning isa ja poeg, kes on oma vaimu meile saatnud, meile kinkinud, nemad teavad seda. Nemad teavad, kust vaim tuleb, kes ta on, mida ta kavatseb, mida ta teeb, mida ta saab meile anda, mida ta tahab meile anda. Jumal on armastus. Tema vaim on armastuse vaim. Kirikuisad, näiteks Püha Augustinus, koguni ütlevad, et püha vaim ongi armastus isa ja poja vahel, see armastus, mille ta on valanud selle sama vaimu läbi meie südamesse, nii nagu kinnitab apostel Paulus oma kirjas roomlastele. Jumala vaim on armastuse vaim ja see tähendab, et kui see vaim tuleb meie juurde, kui see vaim meid täidab ja toidab, kui see vaim meid kannab ja hoiab ja suunab, siis me olemegi hoitud ja kantud, me olemegi siis kaitstud ja juhitud. Ja kui me Jumalat armastame, nii nagu tema meid armastab, kui me usaldame ennast tema ja tema püha vaimu hoolde, siis me võime teada, et meile tuleb kõik heaks. Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Täpselt samamoodi nagu ikka tolle kuuma õhupalli puhul. Kui see pall üritaks kuidagi või selle palli piloot üritaks kuidagi tuult trotsida, siis ei tuleks sellest lennust midagi välja. Aga jälgides seda, milline tuul parajasti on ja ennast koos kõigi teistega, kes seal selles pallikorvis viibivad, tuule kätte usaldades, võib teada, et see lend läheb hästi korda. Ja kui see pole nii ka alati selle maise tuule ja kuuma õhu palli puhul, siis Jumala püha vaimu puhul
võime selles alati kindlad olla. Kui me usaldame ennast tema hoolde, siis me oleme hoitud ja kaitstud ja juhitud õigesti nii, et me jõuame oma igavesele eesmärgile. Inimese vaim, erinevalt Jumala vaimust, on äärmiselt nõder ja püsimatu. Püsimatu on ta õige mitmes mõttes. Inimese vaim on püsimatu, sest et kuigi me arvame, et me läheme sinna, kuhu me ise tahame, et me oleme suured vaimult ja juhime ennast ja võib-olla teisigi, on tegelikult ikkagi nii, seda kinnitab meie enda elukogemus ja paraku väga kurval, isegi traagilisel viisil ka inimkonna ajalugu, et meie, see tähendab inimeste kõikvõimalikud tahtmised pillutavad meid siia ja sinna, ilma et me seda kõike tegelikult mõistlikul viisil kontrollida ja juhtida suudaksime. Isegi kui me arvame, et kõik on meie käes. Tegelikult ei ole. Kui me laseme omaenda püsimatul vaimul ennast Jumala vaimu trotsides juhtida, siis on tulemused vastupidised sellele, mida me tegelikult igatseme ja tahame. Ja kindlasti hoopis vastupidised sellele, mida tahab Jumal, sest Jumala tahtmine on meie kõikide hingeõndsus, igavene õnn ja rõõm. Meie vaim on püsimatu, aga ka selles väga lihtsas mõttes, et jah, see tuleb meisse, meie vaim või hing siis, kui me sünnime ja see läheb jälle. Siis, kui meie maine elu lõpule jõuab, siis, kui me sureme. Pühakiri ütleb, et me oleme nagu õieke väljal, millest tuul üle käib. Praegu me õilmitseme, aga homme, võib-olla isegi juba täna, võib-olla mõne tunni pärast on see kõik otsas ja varsti on meie asegi kadunud. Nii siit sellest maailmast kui paraku ka inimeste mälust. Meie vaim, meie elu on äärmiselt püsimatu ja ainus võimalus püsima jääda on see, et Jumal täidab meid oma vaimuga, et Jumal võtab meid oma vaimuga juhtida ja kanda. Jumala vaim, kui ta meid täidab, annab meile tõelise püsivuse, kindluse. Ta annab meile koguni jäävuse, sest Jumala vaim on elu vaim. Jumala vaimu võrdleb Jeesus mitmes pühakirja kohas lisaks tuulele ka veega, pulbitseva allikaveega. Ja ütleb näiteks, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Ja veel, kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Jumala püha vaim on elu vaim, sest evangelist Johannes ütleb nende Jeesuse sõnade selgituseks, et ta räägib siin vaimust. Vaimust, kelle saavad need, kes temasse, Jeesusesse kui lunastajasse, Jumala elavasse pojasse usuvad. Jumala vaim tahab inimese küll täita, aga Jumala vaim ei taha inimest orjastada. Jumala vaim ei tee inimesest seestunut, nii nagu seda teevad kurjad vaimud, inimest oma meelevalla alla heites, inimest köites ja orjastades. Jumala vaim vastupidi teeb inimese vabaks, tõeliselt vabaks. Jumala vaim teeb meid selleks, kelleks Jumal on meid tõeliselt loonud, tuues meist esile sellist vilja, mis on väärt jääma kestma igaveseks. Jeesus ütleb, et ta on meid valinud ja läkitanud, et me kannaksime vilja ja et meie vili jääks. Ja see, kes seda head ja igavest vilja
meie sees esile toob, ongi Jumala püha vaim. Apostel Paulus ütleb meile, milline see Jumala püha vaimu vili on. Ta kirjutab oma kirjas galaatlastele, vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Inimesed küsivad minu käest vahel, milline peab olema üks tõeliselt kristlik elu. Milline peab olema elu, mis on juhitud ja täidetud pühast vaimust. Ja ma vastan enamasti just nimelt nende apostel Pauluse sõnadega. Kui sa tahad teada, milline peab olema tõeliselt kristlik elu, või kui sa tahad järgi katsuda, kas sinu elu on selline, nagu peaks olema ühel tõelisel Jumala lapsel, valguse lapsel, siis mõtiskle nende asjade, nende vooruste või hüvede üle, mida Paulus siin loetleb. Ja küsi, kuidas on sinu elus ja sinu sees nende asjadega lugu. Armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. See kõik on püha vaimu vili, see on see, mida Jumal tahab oma vaimu läbi meis esile tuua, mis teeb meist tema tõelised lapsed ja need, kes jagavad edasi tema armastust ja headust. Selle vilja ja selle Jumala vaimust täidetud ja juhitud olemise juurde kuulubki see, et see peaks olema sarnane tollele samale kuuma õhupalli kogemusele, millest ma ennist kõnelesin. Inimene ise ei peaks õieti arugi saama, et tema elus on midagi erilist. Jah, teised inimesed, nemad võiksid küll näha ja ka ütelda, et jaa, seal on Jeesuse jüngrid. Nii nagu Jeesus ise ütleb, et inimesed tunnevad, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate armastuse järgi, selle Jumala vaimu vilja järgi peaks meid tuntama. Aga me ise ei peaks seda kuidagi erilisel viisil tundma, sest et kui me seda ühel hetkel liigselt endale teadvustama hakkame, siis võib see tuua kaasa vaimuliku kõrkuse ja ränga languse. Elu vastavalt jumalikule loomiskorrale, elu vastavalt Jumala heale ja armulisele tahtmisele peaks olema midagi niivõrd loomulikku, et me ei pane seda ise tähelegi. Nii nagu seal üleval kuuma õhupalliga lennates ei pane tähele tuult, mis seda palli edasi viib. Sellega on täpselt nii, nagu need, keda issand viimsel kohtupäeval õndsaks kiidavad, küsivad tema käest, issand, aga millal me tegime kõike seda, mille ees sa meid kiidad? Me leiame vastava tähendamissõna Matteuse evangeeliumi 25. peatükist. Te olete õndsad, te olete õnnistatud, sest te olete toitnud näljaseid, jootnud januseid ja nõnda edasi. Aga issand, millal me oleme seda kõike teinud? Nad pole seda ise otse kui tähelegi pannud, et nad on teinud midagi, mis siin maailmas võib tunduda nii eriline, aga mis tegelikult peaks olema loomulik. Loomulik iga inimese, eriti iga Jumala lapse puhul, kelle sees elab püha vaim, kes kannab Jumala püha vaimu vilja. Seda püha vaimu tahab Jumal kinkida meile jätkuvalt. See ei ole mitte ainult ühekordne and, mille ta valas välja apostlite peale esimesel nelipühal. See ei ole ka midagi, mille jaoks me peame igal aastal vaatama kalendrisse ja ootama nelipüha päeva, vaid Jumal tahab oma püha vaimu meie sees uuendada, seda meie peale üha ja üha välja valada kogu aeg, lakkamatult.
selleks, et me võiksime olla kogu aeg ja lakkamatult sellest vaimust täidetud, juhitud, valgustatud, õpetatud, pühitsetud. Et me peaksime meeles seda, mida Issand on meile öelnud ja veelgi enam seda, mida ta on meie heaks teinud. Tema, kes on saanud inimeseks, kannatanud, surnud ja surnuist üles tõusnud selleks, et meie patud oleksid andeks antud, et me oleksime puhtaks pestud kogu süüst, et me Jumalaga lepitatuna võiksime elada igavesti taeva rõõmus ja kirkuses ning et me võiksime sellesama püha vaimu väes, õiguses, headuses ja armastuses igavese elu vilja kanda.